Donald Trump kritiseeris jõhkralt Itaalia peaministrit Giorgia Melonit, keda ta varem ise imetles. Trump nimetas Melonit otse välja, öeldes rumalaks ja argpükslikuks juhiks. Ja kõik sellepärast, et Meloni ei toetanud Trumpi, kui too kritiseeris paavsti ja avaldas pildi, kus ta on kujutatud Jeesus Kristusena inimesi tervendamas. See on juba täielik hullumeelsus. Tundub, et USA presidendi sellised rünnakud on Euroopa liidritele juba ära tüüdanud. Ja eelmisel päeval teatas Trump, et liitlased on valmis toetama tema tegevust Hormuzi väinas. Kuid Euroopa ametnikud osutavad, et tegelikku valmisolekut sellisteks sammudeks pole. Ja nii tulebki välja, et eurooplased ütlevad, me ei hakka sinna sekkuma, aga Trump ütleb, kõik on nõus. Ja siin tuleb meeles pidada, et varem on Trump neid korduvalt solvanud ja öelnud, et tegelikult pole tal nende abi vaja. Aga selles saates keskendume sellele. Ja keskendume Donald Trumpi kriitikale Giorgia Meloni aadressil. Minu nimi on Aleksei Vitši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame seda saadet, palun tellige kanal ja pange saatele like. Kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar ja tellige minu Telegrami kanal Vitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Donald Trump kritiseeris Itaalia peaministrit Giorgia Melonit, endist poliitilist liitlast, süvendades lõhet tema mittenõustumise tõttu USA sõjaga Iraani vastu ja tema kriitika paavst Leo 14. aadressil. Trump andis eelmisel päeval intervjuu Itaalia ajalehele Corriere della Sera ja ütles, tsiteerin, ma olen temast šokeeritud, ma arvasin, et ta on julge, aga ma eksisin. Ja see teeb ettevaatlikuks. Ei, ettevaatlikuks ei tee see, et Trump kedagi seal kritiseerib. Sellega on põhimõtteliselt juba kõik harjunud. Alles hiljuti nimetas Trump Melonit kauniks nooreks naiseks, kes vallutas Euroopa tormijooksuga. Trump ründab sõnadega igaüht, kes ei toeta tema sõnu ja tegusid. Kui vaid natukenegi vastu vaielda Donald Trumpile, siis kohe valab ta teie peale sõimu ja mustust. Aga Trumpi praegune rünnak Meloni vastu tõi esile nende suhete halvenemise pärast seda, kui Itaalia keeldus Ameerika Ühendriikidele Sitsiilia baasi kasutamises sõjategevuseks Iraani sõja raames. Ja teisipäeval külmutas Meloni sõjalise koostöölepingu Iisraeliga, püüdes kuidagi distantseeruda Lähis-Ida sõjast. Ja nagu öeldakse, oli see ootuspärane. Olukord kasvas üle isiklikeks rünnakuteks. Pühapäeval kritiseeris Donald Trump paavsti, nimetades seda, tsitaat, nõrgaks kuritegevuse vastases võitluses ja kohutavaks. Veelgi enam, Trump teatas järsku, et tal pole sellist paavsti vaja. Ta ütleski nii, mulle pole sellist paavsti vaja. Ja siis hakkas ta paavsti avalikult solvama, vihjates, et ta valiti paavstiks ainult sellepärast, et ta on ameeriklane. Ja kõik maailmas kartsid Donald Trumpi nii väga, et tegid täpselt nii, nagu tema ütles. Sellepärast määratigi paavstiks just ameeriklane. Trump, kui te ei usu, minge Truth Sociali lehele ja lugege ise. Ta ütleb, et lihtsalt kõik Vatikanis kartsid mind, sellepärast ütlesidki, et määrame paavstiks Leo 14, et ta saaks kuidagi Donald Trumpiga läbi, muidu on meil kõigil häda käes. Muidu poleks Leo 14 kunagi paavstiks saanudki. Ja järgmisel päeval nimetas Itaalia peaminister Giorgia Meloni need Trumpi sõnad lubamatuteks. Tsitaat. Paavst on katoliku kiriku juht ja on täiesti normaalne ja õigustatud, et ta kutsub üles rahule. Ja mõistab hukka igasuguse sõjavormi. Tundub, et Meloni eriarvamus Trumpi sõnade suhtes on täiesti süütu. Pealegi pole siin mingeid solvangud. Ta lihtsalt ütleb, et ei ole kuidagi lubatav niimoodi solvata paavsti, sest see on ju kiriku pea. Millele ta veel peaks üles kutsuma? Loomulikult rahule ja sõja hukka mõistmisele. Aga ei, Trump justkui kaotas siin enesevalitsuse. Ja teate, üldse, vabandage väljenduse pärast, ta on viimasel ajal nagu laiali vajunud. Midagi halba toimub temaga. Ja nüüd intervjuus ajalehele. Ma sünnitasin härra Trump nagu laps. Ütles, et see, tsitaat, see on just Meloni, kes on vastuvõetamatu. Teate, see on nagu õues. Kas sa oled loll? Ei, sina oled loll. Siin ta ütleb, et Trumpi avaldused on vastuvõetamatud. Trump vastab, tsitaat, just Meloni on vastuvõetamatu, sest tal on ükskõik, kas Iraanil on tuumarelv või mitte, kuulake. Ja ta lubaks Iraanil Itaalia 2 minutiga maa tasa teha, kui saaks. Mis jama see on? Tsitaat jätkub. Meloni ei taha meid NATOga aidata. Ta ei taha meid aidata tuumarelvast vabanemisel.
ta pole üldse selline, nagu ma teda ette kujutasin. Ta lihtsalt ütleb, et Itaalia ei peaks sellesse sekkuma, isegi kui Itaalia saab sealt oma nafta, isegi kui Ameerika on Itaalia jaoks väga oluline. Ta ei arva, et Itaalia peaks sellesse sekkuma, ta arvab, et Ameerika peaks selle tema eest ära tegema. Kuigi Donald Trump on pööranud liitlased enda vastu, ähvardades NATOst lahkuda ja tungida Gröönimaale, võib tema avaldus osutuda kasulikuks Giorgia Melonile, ükskõik kui kummaline see ka ei kõlaks. Ma selgitan, miks. Asi on selles, et Itaalia peaminister Giorgia Meloni on praegu mitte eriti soodsas olukorras, pärast kaotust ühel eelmise kuu võtmetähtsaimatest referendumidest. Ja mis veelgi olulisem, ta seisab praegu silmitsi majanduse aeglustumise ja energiahindade kiire tõusuga. Meloni otsis just võimalust Donald Trumpist distantseeruda ja see otsene rünnak annabki talle selle võimaluse. Rünnakud paavsti vastu ja majanduslik ebakindlus on tõenäoliselt muutnud Giorgia Meloni kaalutusi selle kohta, kui tugev peaks olema liit Donald Trumpiga. Eriti, nagu selgus, ei maksa Trumpi toetus Euroopas midagi. Viktor Orban, Ungari peaminister, saab sellest suurepäraselt aru. Võiks arvata, et Trump toetab teda täielikult. Ta on igal pool tema eest sõna võtnud, saatnud oma asepresidendi tema juurde, aga sellest polnud mingit abi. Ja seda Euroopas, mõistate? Saadaks aru, et sõprus Trumpiga pole boonus, vaid pigem mürgine koorem, millest on parem vabaneda. Õnneks Itaalias ei käituta nii hüsteeriliselt nagu Trump. Muide, Meloni ei reageerinud üldse Trumpi rünnakutele. Aga Itaalia välisminister Antonio Tajani ütles, et Itaalia jääb USA-le ustavaks liitlaseks, kuid see ühtsus peab põhinema vastastikusel lojaalsusel, austusel ja avameelsusel. Edasi tuleb tsitaat. Meie oleme harjunud ütlema seda, mida mõtleme, sest nii käituvad tõsised inimesed. Kuni tänaseni pidas Trump Melonit julgeks inimeseks ja ta ei eksinud, sest tema ei tagane kunagi oma arvamusest. Ja mis puudutab paavsti, siis ta ütles täpselt seda, mida mõtleme meie kõik, Itaalia kodanikud. Ja teate, selleks peab lihtsalt olema anne nii osavalt liitlasi endast eemale peletada. Meloni toetas peamiselt Donald Trumpi, kuigi aeg-ajalt oli ta ka tema vastu. Näiteks detsembris ütles ta, et Trumpi vastuoluline strateegia rahvusluse vallas. Безопасности должна стать тревожным сигналом для Европы. Eelmisel aastal augustis, kui Euroopa liidrid kogunesid Washingtonis, et edendada rahuläbirääkimisi Venemaa-Ukraina vastase sõja lõpetamiseks, Meloni küsis siis Trumpilt, miks ta soovib tõsta tollimakse Euroopa Liidu vastu. Isegi kui NATO liitlased nõustusid suurendama kaitsekulutusi kuni 5% sisemajanduse koguproduktist. Ja Trump siis trampis jalaga ja vältis vastust ja MLO ei olnud õigel teel. Ta ütleb, kuulge, olgem ausad. Me leppisime kokku, et NATO raames eraldame 5%, nagu te nõudsite. Miks te siis äkitselt tõstate tollimakse? Kuidas seda üldse põhjendatakse? Trump ei vastanud midagi. Lõpuks elab Trump mingis oma reaalsuses. Bloomberg kirjutab täna, et Trump teatas liitlaste valmisolekust toetada tegevusi Hormuzi väinas, kuid Euroopa ametnikud osutavad tegeliku valmisoleku puudumisele sellisteks sammudeks. Prantsusmaa kavatseb seda küsimust arutada eraldi kohtumisel, kuid liitlased ei ole valmis ressursse suunama püsiva relvarahu kehtestamiseks. Läbirääkimised keskenduvad peamiselt diplomaatilistele jõupingutustele USA ja Iisraeli konflikti lahendamiseks Iraaniga, mitte sõjalistele meetmetele. Isegi Londoni ja Pariisi vahel ei ole täielikku üksmeelt võimaliku operatsiooni formaadi osas, sealhulgas ameeriklaste rolli kohta selles operatsioonis. Diplomaadid eelistavad oodata rahuläbirääkimiste arengut enne konkreetsete otsuste tegemist. Prantsusmaa pooldab koordineerimist Iraaniga ja nende liikide osalemist, kes ei tekita Teheranis pinget, samas kui mõned liitlased peavad USA kohalolekut täiesti soovimatuks teguriks. Samal ajal on Pariis ja London ühel meelel, et ÜRO mandaat on vajalik, kuigi selle saamist raskendab võtmeriikide seisukoht. Aga Donald Trump kinnitab endiselt, et ei, te ei saa aru, kõik tahavad teda aidata Hormuzi väina küsimuses, kuid ta mõtleb veel, kas tal on nende abi vaja või siiski mitte. Siin panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, siis selle video kirjelduses ongi kirjas toeta kanalit Aleksei Bitši. Valige endale sobiv viis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!